Tere hommikust, teisipäeva hommik, kell on samas 10 ja mina olen siis Mursias. Tulin siis Sipsiku hooldusesse, 60 000 kilomeetri hooldus, Hyundai esindus siin ja nagu ikka on küsimusi hästi palju sellepärast, et tegemist on Eesti autoga, siis on vaja seda, nii ja numbrid, kodune aadress, telefoninumber, muidugi Eesti telefoninumber, nende mõistes ei töötanud, siis andsin oma Princessi telefoninumbri ja umbes 2 tundi läheb siis hooldustöödega ja kui rääkida nagu selles mõttes ka nagu hinnast, siis peaks minema üle 300 euro kogu see hooldus, et see on meil siis nüüd siin Hispaanias olles 3. hooldus. Eelmisel nädalal käisin Malaga esinduses, et saada kätte dokumente, arveid, mis tööd on tehtud. Et keeruline on ka siin, et sul lihtsalt peab olema kannatust, et saada kenasti aru. Õnneks mõnes kohas on inimesi, kes räägivad inglise keeles. Et sain aru küll hispaania keeles, mis rääkis, aga ikka tuleb selles mõttes tõlk kaasa võtta või siis tõlk on neil koha peal olemas. Ja mina siis püüan nüüd saada siit üle tee. Kas see õnnestub? Seda ma ei tea, et ma olen siis praegu siin suure ringi peal, et lähen kaubanduskeskusesse, mille ma siis kuskilt leidsin. Ma loodan, et see ei ole elektriga, siis saab särakat. Aga soovitus neile inimestele, kes elavad Hispaanias, on liisingu autod, siis soovitan alati leida ametlik esindus, kus teha hooldustest. See on turvaline, mitte hakata minema kuhugi küla või täiesti eraldiseisvasse firmasse. Aga see on iga inimese enda teha. Mina olen valinud siis ametlikud esindused ja tulevikus on siis hea seda autot ka maha püüa. Nii et jätkan oma seiklusi. Varsti siis annan teada, kui auto kenasti käes on. Olen siis ringi jalutamas ja ma leidsin mingisuguse kaubanduskeskuse, mille tegi tiiru peale. Siin ta on. Ja teisel pool on üks huvitav asutus, ehk siis suur IT, mingi tehniline labor, kus siis põhimõtteliselt noored siis saavad tegeleda IT-lahenduste väljatöötamisega ja nüüd ma siis vaatan, kas ma leian mingisuguse koha üles, kuhu minna ja vaadata, mis siin põnevat on. Nagu näha siis kaubanduskeskus mingisugune Mistra, et selline välja näebki väga huvitav. Aga siin pole mitte midagi. Väike vaheupdate ka. Kell 9:10 tõin auto siia, auto läks hooldusesse umbes peale 11:30. Kell on kohe samas 1 ja siin on niimoodi, et kell 1:30 pannakse putka kinni ja minnakse siestat tegema. Ja siiamaani pole veel Sipsikut kätte saanud. Nägin teda korraks kuskil ukse taga seal liikumas, et ootan siis veel põnevusega pool tundi, et ehk siis saame kätte varsti. Nii, auto on kenasti kätte saadud, arve makstud, arve oli 326 eurot ja peaaegu 3,5 tundi läks selle autoga. Auto pesti ka väljast puhtaks ilusti ja öeldi, kõik on kenasti korras, kõik vinks-vonks, nii et nüüd ma olen siis tagasi jõudnud koju ja siis nagu näete seal istuvad 2 pupsikut, üks on Princess, üks on Pupu ja
oli ka aega vaadata internetis hästi palju, et kes teab, äkki varsti tuleb osta või mitte osta, vaid plaanida ka mõne mootorratta soetamisi, et oleks mõnus sõita. Jah. Aga see oli reis Mursiasse, autohooldusesse. Igati põnev. Mina vaatan Jacques O'Neil'i doksaadet Reebokist ja ühele tuli taaskord pakk. This was my mistake, Don't worry. I was confused because in the other part of the avenue is 2644. Oh, okay. There you go. Thank you very much. Bye. Have a nice day. Tellimus number 2. Oota, siin on surrolassu. Siin peaks olema nüüd... Oota. Siin peaks olema nüüd selline asi, et kuna meil on nii palav juba 35 kraadiga päev. Ja. Siin peaks olema sulle midagi. Tellisin sellise külma moti. Oota. Issand. Vaata, mis asi. Külmamatt. Kuidas ta töötab? Mis asi see on? Mis asi see on? Matt, mille panen kraani alla ja siis panen koera siia peale või? Mis see? Okei, kõra. See on äge. See on ikka puhtalt. Kõra vaata. See läheb õue. See läheb õue ära võtta. Kõra pikutab seal kogu aeg. Jaa, vaata. Nii, mis ma veel sain? Ma sain bikiinid. Ära lõhu! Nii, vaatame. Jaa, see on tšurrale. Ma sain sellised hingad. Rahu, palun! Vaatame, kas need jalgaga lähevad. Hingad. Nii. Ja siis bikiinid. Mul on ainult ühed bikiinid ja nendel on päitsega juba värv ära kulunud. Nüüd mul on sellist värvi bikiinid. Ega kaurid. Okei. See matt läheb nüüd ära võtta, aga ma ei kujuta ette, kas see püsib ka seal või. Me proovime. Tule, lähme paneme sinna mati ära võtta. Kuulata! See on pikutamiseks. Mida sa kakled? See on pikutamiseks sulle. Vaata, sa pikutad kogu aeg siin ja teil peab kivi peal olema. Urro! See on ilus ju. Ja lähebki. Äkki ta tahab teise kohta selle? Võimalik. Mine pane sinna, kus see sobib. Ma kõik jaoks sobib. Selline koduloom meil siis. Me oleme Kampasooli A-sektoris.
Kell on 8:30 ja meil läksid kõhud tühjaks, seepärast mina ei viitsinud süüa teha kodus. Ja siis me tulime sellise kohta nagu Fiesta, vaata, näita. Ja aga me pole siin käinud ja siin on täielik tühjus ja me ootame süüa. Siin on hinnad sellised, et supp on 3 eurot, purks oli mingi 5,90, igasuguste mis sul olid seal, friikartulid ja sibularõngad. Mina tellisin chicken tikkat. Mina tellisin Texase barbecue burgeri, ma proovin alati burgereid erinevates kohtades. Ja, aga kui me oleme India restoranis, siis mina tellisin India toitu, küüslaugu juustunaani, siis spicy krevetid. Ja nüüd me ootame, mis siit tuleb, sellepärast, et hinnad on nagu mingid lihtsalt mitte midagi. Me pole siia sattunud, vaata, täiesti tühjus on. Ja kui sa nüüd vaatad seda kõrvallaua, palun näita seda kõrvallaua menüüd, mis neil tuli. Vaata, kui illus on lihtsalt. Palun näita seda, sa võid näidata. Vaata nagu lihtsalt nii suured asjad ja hinnad on siin nii odavad. Sest me käime nagu väga vähe väljas söömas. Seepärast, et me teeme kodus süüa, sest nii on soodne. Aga me mõtlesime, proovime ka. Tegelikult räägime nüüd sellest, et sa ei viitsinud üldse välja tulla. Jah, mul oli selline tagasihoidlikult selline päev. Laiskuse päev. No, mitte laiskuse päev, aga vahest peab proovima ka, aga see A-sektor on siuke, kus on nagu tühi on jah, mis meil on neljapäev. Tore uudis on ka. Täna tuli Aivale päring, et augustis tahetakse villapidu Kampasoolis. Kui see nüüd ära broneeritakse, siis see on üks huvitav töö. Jah, aga klient selles mõttes on inglane ja ma küsisin nagu kellaaja ka ja palju inimesi enne, aga selle peale ei vastatud midagi, et ootan vastust, et siin on saanud ka öelda talle hinna ka. Ja meil on soe, meil on iga päev 35 kraadi. Enne oli 30 kraadi, jah? Ja meil on kell on 8:30 ja praegu on 26, ma ei tea. Ma ei usu, soojam on, mul on väga palav. Ja siis me naudime jooki ja kõigepealt meile tuleb eelroog spicy prawns. Proovime siis ära ja näitame, mis see siis on. Räi on seda. Vaata, mis sealt tuleb. Burger. Thank you. Garlic cheese. Thank you. Just careful in holding. Chicken. Thank you very much. Enjoy your meal. Thank you. Ja mina arvasin, et mul ei ole kana. No, mis asja? Kuuled või? See küpsab mul siin. Nagu ülihuvitav. Hakkame sööma siis. Jah. Kell on kohe sumas 11 ja meil on siin tõelised unekotid. Pole püsti kiiret. Mis te ootate siin? Külma ilma ootan. Seda ei tule. Võiks tulla. Mis asja? Sest küttest on lihtsalt juba vasta siiber. Kas sa kolid Eestisse või? Kolin on Lasko. Ma olin siin nagu lumi on, seal kus on porka selga panna. Kuule. Ei, tegelikult me ootame pakki. Mis pakki? Eestis saadeti meile mitmetonnine pakk. Sinu ema saatis midagi. Saatis jahu ja igasugused muid pudi-padi. Valget pulbrit. Jah. Ja meil peaks Bambuusa travel tulema kohe.
aga me ei tea, kust poolt tuleb. Ma tuleb ülevalt poolt või tuleb alt poolt. Ma vaatasin, et ta on juba A-sektoris. No, ta pole veel B-sse jõudnud. Ta on väga lähedal. Vaatame. Jah. Kärbsud. Noh, ikka ootate või? Kohe peaks jõudma. Näe, vaata, tuleb. Mingi paagi tuleb. Buss tuleb. Me saame Eestist pakki. Sa oled vastu, on ju? See pidi olema 50 kilo, nii et ma ei tea, kas sa jaksad tõsta. Ma panin valge särgi selga. Tšurro, sina ei lähe? Ei lähe. Sina ei lähe. Noh, kes ütles, et ei jaksa üksi? Ei tea. Aga veits raske on, jah? Ma ei tea, mis see. Ootame, mis nüüd ees on siis? Nii. Krõpsud juba tulid kotist välja ka. Jaa, näed, leiba. Ja üllet. Tšurro. Siis on mingid asjad. Kommi ja värki. Mis see on? Ma ei tea. Mis see on? See on Barberi siirup. Mis see on? Kohvi Jaa, ja mis need on? Mingid cold free. Õpetus, kuidas jääkohvi teha. Noh. Vaat seal alla veel sulle hüppasid. Jaa, ma ütlesin sulle. Ma ju ütlesin sulle. Tšurro, mis sa otsid? Okei, üks pole kuu aega õlut joonud. Saab maitsta. No näed. Pane kohe külma. Nüüd Need on nüüd soojas. Ikka õige. Aitäh, emme jälle. Hakkame nüüd leiba seema. Oled õnnelik ka? Jaa, muidugi. Me läheme randa. Me pole isegi alla 2 aasta pole nagu rannas käinud. Ei, mitte rannas. Meres. Meres. Me oleme Polnuevu. Ja täna tundub, et on see õige hetk minna, proovida, kuidas vesi on, kuidas merevesi on. Ja me päriselt käisime meres, kui me elasime Rivieras ja see oli 1,5 aastat tagasi. Ja ema küsib mul kogu aeg, kas me oleme mingisugused imelikud, et me ei ole meres käinud. Aga me olemegi imelikud. Ja me mõtlesime, et kuna täna on 37 kraadi, siis me lähme merre. Me katsusime üks päev, et vesi on nagu tundub 30. See 37 on siis autos istudes oli see 37 ees. No, praegu on 29. No väga vahet pole, on ju. No vahe ikka, noh. See on 2 või 3 on ees, noh. Ja kui me jõudsime siia Polnuevasse, siin on parkimisplats. Ja lähme siis vaatame selle merevee ära. Me avastasime uue kodulooma. Tegemist on nahkhiire pojaga. Aga küsimus on see, et kuidas ta siia sai?
oleme tulnud Alicante lennujaama. Me lähme kellelegi vastu. Nimelt, minu ema tuleb esimest korda lennukiga, sõidab üldse elus esimest korda lennukiga ja Hispaaniasse tuleb. Ja tuleb meile päris pikaks, nii et selles mõttes saab siin väga põnev olema. Ja ta ei tule üksi? Jah. See on Prantsiga. Saab põnev olemat. Vaata. Abraham Nicolás. Tere tulemast Hispaaniasse. Buenos días. Me oleme ühesugused tšurrukene, kallikene. Oi. Nüüd tuleb ema eri. Ei tulnud.
tere tulemast Apartamento Mirabelli! Teate, tegelikult on siuke lugu, et kõik kindlasti mõtlevad, et kus me kadunud oleme, me pole 3 nädalat videot teinud. Ja me näitame, miks me pole videot teinud, sest me teeme tööd. Ja me teeme sellist tööd, et meil on nüüd korterid, mida hallata. Me rendime neid Airbnb's välja, me koristame neid, me teeme kõike, ma pautsa kinni. Ja meil on täna imeline võimalus tutvustada teile korterit, mis asub Los Alcazareses. Ja meil just kliendid läksid, mitte just, aga 3 tundi tagasi. Me tegime ta nüüd korda, sest järgmised kliendid tulevad meil täna 8:30. Ja meil on paar tundi aega ja siis me näitame teile, milline see välja näeb. Vaadake, kui imeline elutuba. Siia korterisse mahub reaalselt magama mõnusasti 6-7 inimest. See käib lahti. Siia saab panna kõik oma lapsed, vanemad, vanaisad, tädid, onud, peikad. Siis me lähme terrassile. Vaadake seda. Siin on meil veel viimane käterätik, mida ma ei saa ära koristada, sellepärast, et me pesime täna ära 7 kliendi, meil majutus siin 7 inimest. 7 kliendi pesu. Ja see on meie terrass. Vaadake, kui äge. See on jacuzzi. See on inimesed, ei saa neid ümbida, sellepärast, et see ei sobi. Aga otse terrassilt on vaade basseinile. Siin saab süüa, siin saab grillida, siin saab chillida. Ja tube ka. Ei, näitab meil on kööki. Siin on köök. Kui sa tuled siia rentima, siis reaalselt kapid on nõusid täis. Kotte, panne. Meil on pliid, meil on mikroahi. Meil on beebidele kõik tavaar. Meil on beebinõud. Meil on beebidele isegi ujumismähkmed. Meie korter on loomasõbralik. Tule näita seda. See on äge. Iga kord, kui meil kliendid tulevad, siis me mõtleme midagi toredat välja. Täna me teeme klientidele natuke küpsist, natukene puuvilja. Ja kuna meil tuleb jälle koer täna, eile oli ka, siis natuke koerale maiustust, siis meil on koertele sööginõud. Ja kuna täna tuleb 3 täiskasvanut ja 1 koer, siis meil on vesi, õlut, veini. See on siis nii-öelda täiskasvanutele. Nii. Ja siis meil on 2 magamistuba ja 2 vällituba. Parem! Ja info on see, mis on üliäge, et me rentisime selle korteri välja terveks suveks. Meil ei ole enam vabu aegu. Alates september, palun. Ja terve aasta ringi. Küsi kuupäevi ja tule puhka. Aga me ei öelnud, kus asub. Los Alcazares asub Alicante lennujaamast 95 kilomeetrit. Ehk siis selline natuke alla tunni. Ja me oleme sellises asukohas, kus ümberringi on poed, kohvikud, restoranid ja mereni vähem kui 1 kilomeeter. Nii et imeline. Tõsi, puhkama. Mõtlesime, et kuna me oleme välja teeninud õhtusöögi ka ikka, koristasime korteri ära ja siis sõitsime umbes kilomeeter randa. Ja see on täiesti teistsugune rand, kui seal meie piirkonnas on, aga siin on hästi palju selliseid rannakohvikuid ja me loodame, et siit saab süüa. Tahame süüa. Kuule, aga vaata. See kaardi pealt vaata. Siit vist ei ole näha, aga seal mere sees on nagu sellised väiksed täpikesed. Need on suured tornmajad. Ja see on selline Marmeniori koht, kus on nagu mere sees on link. See on natuke veidar, aga me ei ole seal käinud. Peaks vaatama. Vaatad mere poole, siis on lihtsalt tornmaju.
aga me läheme nüüd otsima midagi süüa. Kõik kõlli kuulsite või? Ja jätsid joot raha või? Jaa, 50 senti. Kahve con leche. Ja tinta verano, sellist ma pole joonud veel. No see on nagu Hispaanias on see sangria. Aga tinta veranot ma ei tea, vast ikka teatakse, aga ma pole sellist pudelis joonud. Meil tinta verano on sellistes 1,5 liitrises. Aga nüüd ainult nii. Proovime. Ma vist hinda ei öelnud, on ju. Kahve con leche ja selline suur klaasitäis tinta veranot 3,50. Maitsega. See on maitsev. Kas te saate kuskil Eestis 3,50-ga nii suure klaasi veini ja piimakahvi või? Ei. Tulge siia siis. Teil on 24% käibemaksu tõusu, nii et hakake tulema. Tere õhtust kõigile! Mul tuli üks mõte. No, ma olen katki siit. Tegelikult nii palju mõtted on. Me oleme veits kadunud olnud, aga meiega on kõik hästi. Meil lihtsalt on nii palju tegemist olnud ja meil on Aivo ema külas tädi Marega. Tädi Mare, tervitame tädi Mare. Ja miks me ei ole filminud on see, et nad on lihtsalt nii tagasihoidlikud ja me nagu oleme siis hoidnud seda pereprofiili siin, tegelenud oma pereasjadega ja siis vahepeal teinud natuke tööd ja siis täna meil on selline koeralapsevaba päev. Me pole seda väga ammu saanud ja siis me istume siin täiega äged. Lausa mitu tundi, nii et vähemalt meil kodus on valg olemas. Ja me istume siin rannas, me oleme 70 kilomeetrit eemal oma kodust, Los Alcasarasest. Koristasime oma seda Airbnb korterit ja sõime õhtusööki ja naudime kohvi ja tinta veranot ja nüüd ootame järgmiseid kliente, kes siis varsti umbes tunni jooksul tulevad. Ehk siis 8:30 jõuavad, me oleme väga paindlikud, meil ei ole mingeid aega, kui klient tahab tulla öösel, tule, anname võtmed kätte. Aga tahtsin öelda seda, et küsitakse, et kus Hispaanias on nagu äge ja kus on tore ja siis ongi see vastus, et ega niimoodi vastata ei saa, sellepärast et ega me pole ise ka igal pool käinud. Siin me oleme käinud, sellepärast et siin on see korter meil ja me natuke teame seda piirkonda. Aga tulge, sõitke ringi ja vaadake ja leidke enda koht, mis teile meeldib, sest see on jälle teistmoodi. Jah, tulge siia sellepärast, et meil maksud pole tõusnud. Eestis maksud ainult tõusevad. Et tunneme kaasa eestlastele, kes te seal olete. Et tõesti, et 24% käibemaks, et ma arvan, et nii paljudellegi mõjub see rängalt, aga meil siin on Brital kinnisvaraobjekte, mis ta müüb, nii et selles mõttes võtke julgus kokku ja tehke üks korralik investeering siia, sest veel saate heade hindadega. Ja mis veel? Mina selles mõttes olen ka muutnud oma DJ-tööd, et kui varem mängisin reede ja laupäev, siis nüüd juuli-august mängin siis kolmapäeval ja reedel. Ja meil ongi täna täna neljapäev. Eile oli pidu, nii et täna saab rahulikult teistööd teha ja natuke lõõgastuda ja siis homme jälle DJ-tööle. Ja täna käisin, küürisin siis meie vetsupotja ja vannituba. Mina olen see vannihaldjas, kes puhastab ja korrastab vannituba. Ja meil on jagatud niimoodi, et kuna meil on 2 Airbnb kodu, üks on korter, üks on maja, mõlemad on 2 magamistoa ja 2 vannitoaga, siis nii kui me sisse ründame, siis Aivo on kohe vetsudes, mina olen magamistubades ja siis peale seda tuleb, kes läheb kööki, kes läheb terrassile. Selline mõnna koostöö on meil.
ilma tahate ka teada või? Me teame seda, et Eestis on täna, oota, mis kuupäev, 3. juuli on täna. Ehk siis, kui see eetrisse läheb, siis te kindlasti endale külme. Jaa, aga täna pidi Eestis olema ka, oli 30 kraadi. Nagu meil siin on ju 30 pluss 40. Nii et loodame, et teil ka sealt väikest jagub ja et ei võeta jälle ülehomme 15 peale. Ja siis toimetame edasi ja videoid tuleb nii, et maa must. Tšau! Mis seal toimub? Toimub sügisene harvestamine. Ei, me võtame apelsini puult võsusid ära, sellepärast et need võtavad jõudu ära. Ja meil on uued apelsinid kasvamas. Võt sellised nunnupallikesed. Töömees hakkas tööle. Siis me saame sellise nunnu ümmarguse põõsu siia. Mis sa arvad? Ja siis meil tädi Mare tegi nii nunnud diivanipadjad, parandas meil ära, pani meile siia uue kanga. On ka võõrkeha või? Kuskilt maalt, jah. Jaa, see on jah. Aga ära üleni teda võta ta kuskilt. Ei, sellel on ka okkad, aga see on ka... 50 senti latva. Võt sealt kuskilt, jah, võt sealt näeb. Mis jääb kuulmise korra alla. Üks on meil basseinis seal, vaatame siit oksa vahelt. Kus sa oled seal? Mine ära. Puhkajad lähevad homme lennuki peale. Üks läheb õhtul tööle. Kell on reede õhtu 8:30. Nii me siin toimetame.